Möödunud aasta metsaseire tulemuste põhjal võib öelda, et aasta oli mitmekesine, ettearvamatu ja järskude ilmastikumuutustega. 2023-2024 aasta talveperiood oli järskude ilmamuutustega. Temperatuurid kõikusid sageli 0 kraadi ümber ja lühiajaliselt esines paks lumikate. Paks ja märg lumi põhjustas okste ja puude murdumist. Kõige suuremad kahjustused olid Lõuna- ja Kagu-Eesti männikutes. OKKO järgi hinnates on hariliku männi seisund järk-järgult halvenenud. Peamisteks põhjusteks on tormi- ja lumekahjustused, seinhaigustest võrsevähk ja samuti ka pitsutamine. Lehtpuudest kasvab metsaseire aladel kõige rohkem arukaskesid. Võrreldes 2023. aastaga on arukaskede seisund 6,1% võrra halvenenud. Peamisteks põhjusteks on endiselt metsakülmavaksikud. Sademete seire tulemused näitavad seda, et kõige sademete rikkamad kuud olid meil juuli ja august, samas kui märts ja maikuus olid sademete kogused madalad. Aasta keskmised sademete kogused jäid Eesti keskmisse piiresse ja pikemaid põuaperioode ei esinenud. Mullaveeseire teeb 2024. aastal eriliseks perioodi pikkus. 26 aasta jooksul ei ole veel olnud sellist perioodi, kus saaks võtta mullaveeproove alates märtsikuust novembri lõpuni. Võrreldes 2023. aastaga ei ole analüüsi tulemustes erilisi muutuseid olnud. Metsamulla seire tulemused näitavad, et viimase 15 aasta jooksul ei ole metsamuldade pH oluliselt muutunud. Urvasmuldade pH on endiselt väga kõrge ja mineraalmuldade pH mõõdukalt hapline. Juurdekasvu seire tulemused näitavad, et teise astme metsaseire aladel on juurdekasvud pidurdunud ja suremus kasvanud. Põhjuseks on ekstreemsed ilmastikuolud, kahjurid, seenhaigused, aga samuti puistu vanus. Loe lähemalt Keskkonnaagentuuri blogist või keskkonnaportaalist.